Tere! Oleme taas koos ja laua taga on mitmeid uusi mehi. Ja professor Rein Veidemann, tere! Tere! Ja Artur Talvik, vabamees ja Vabaerakonna peaministri kandidaat ja Riigikogu liige. Ja Märt Sults, koolipappa ja ka Riigikogu liige ja Marti ei tutvusta. Aga räägime olukorrast Toompeal, kuna mehi, kes Toompealt on siia alla astunud, on päris palju praegu. Et kuidas, Artur, ma küsin sinu käest, kuidas sulle tundub praegu see valitsus? No ta tundub ikkagi väga, kuidas ma ütlen, lahja supina, et ma lugesin Marju Lauristini siin hiljuti või vaatasin ühte tema intervjuud. Marju ütles väga hästi, et veel sellel hetkel, kui selle asju oli kirja pandud, kuigi seal kirja pandud on ka, me lugesime seal on mingi üle 200 sõna, et analüüsime, teeme, proovime ja selliseid asju, siis seal oli ikkagi mingisuguseid asju sees, mida nii-öelda märgilisi asju, mis nendest tuleb, see on nagu teine asi. Ja ka see, mis nendest tuleb, see sõltubki väga palju sellest, et kes seda tegema hakkavad. Ja nüüd, kui see seltskond tuli välja, kes seda tegema hakkavad, siis oli ausalt öeldes selline, ikka täiesti õudne tunne, kusjuures teisest küljest meil Vabaerakonna seltskonnas oli igal juhul jällegi hea tunne, sellepärast, et me olime nagu õige käigu teinud. Me saime kuskil poole koalitsiooni läbirääkimiste peale aru, et tegelikult meid oli sinna valitsusse vaja ainult märgikandjana või sellise PR-trikina. Ehk et kui me need vennad sisse võtame, et siis me lähme justkui muutuste teed, ainult väliselt, aga sisuliselt ei lähe. Ja me saime seal laua taga aru, et sisulist muutust tegelikult toimuma hakkab, et vormitakse selline ümmargune pallikene kokku ja hakatakse seda siis rahulikult. Aga sa toona aru ei saanud, seda ju räägiti ju siis juba, et roheliste see näide on ju ees, et eelmine kord 4 aastat tagasi. Roheliste näide oli teistsugune. Tegelikult mina isiklikult võtan seda väga hea kogemusena see, et me 2,5 nädalat olime läbirääkimistel ja arusaamisena, et mismoodi neid asju üldse tehakse, eks ole. Ja muidugi ma leidsin kohe kiiresti, et seda võiks hoopis teistmoodi teha. See on minu arust koalitsioonilepe võiks olla kahtepidi, kas teda arutatakse veel pikemalt ja tullakse siis detailse plaaniga välja või siis pannakse tegelikult alguses üles lihtsalt suured probleemid, mis vajavad lahendamist ja mis peaks siis selle 4 aasta jooksul ära lahendama. Aga see, mis praegu on selline ebamäärane variant seal 2 vahepeal. Et rohelistega toimus teistmoodi, et rohelised tegelikult nemad ei kirjutanud, nad olid lõpuni, nende agenda oli sinna koalitsioonileppesse sisse pandud, nii et nende nagu selline sõnum kaaperdati, aga samas siis vaidlus tekkis ju siis, kui ministri kohtade üle vaidlema hakati ja sellel hetkel siis põhimõtteliselt nad visati välja. Nii et nende selline roheline sõnum oli sinna sisse võetud, aga nemad ei saanud ise seda teostama tuua. Meie puhul seda nii ei olnud. Meil oli seal paar lauset on võib-olla meie oma sees, need on ka suhteliselt ära nülitud. Üks teie vilunud poliitik, kes osales läbirääkimistel, ütles mulle natuke pärast seda, kui te sealt seltskonnast lahkusite, et see oli äärmiselt õpetlik 1,5 nädalat ja talle sai selle 1,5 nädala jooksul selgeks 2 asja. Esiteks, et peaminister, tollal peaministri kandidaat, ei ole võimeline efektiivselt valitsust juhtima ja teiseks, et sellel seltskonnal puuduvad igasugused värsked, innovaatilised ja probleeme lahendavad ideed. No aga seal oli see värk ka ja pole vabandust, et rõhuti ja lollitati valijaid ja otsustajad, rahvast otsustajad sellega, et riigikaitse ja puhas ükene värk, et
muudkui aga press, aga lõpus sellega tulemus oli see, et riigikaitse enam pole nagu prioriteet on maksutõus ja järsk maksutõus, et põhimõtteliselt need valijad, kes valisid Reformi või siis IRL-i oma selle riigikaitse hirmutamise poliitika peale, tegelikult nad said kaela mitte tugeva riigikaitse, vaid said kaela tugevad maksud ja elu kohutava kiire kallinemise. No päris koalitsioonilepingu algusperioodis või selle konsultatsioonide algusperioodis käis kõva vaidlus selle üle, et mismoodi seda lepingut tegema hakatakse. Ja meie ja ütleme, sotside taktika oli see, et võtame suured teemad, mis on igaühe nagu põhiteema, et lähme teema kaupa, mitte nii-öelda ministeeriumite kaupa, eks ole, või valdkondade kaupa, vaid teema kaupa. Ja need teemad tihtipeale katavad väga mitmeid ministeeriume või valdkondi. Rõivase trooniga. Nii, aga ma olen nüüd nõus, et siis Reform tuli kohe selle riigikaitsega ja seal hakkas selline hägustamine, tõi ka lauale kohe 82 punkti, et me saime aru, et et seda nüüd me räägime siin nädal aega. Aga ma ütleks natukene Mardile vastu, sest mulle iseenesest oli sümpaatne see, mismoodi Rõivas juhtis neid koosolekud, sest see oli tõesti raske seltskond, täiesti sellised 4 eri nägemust ja ta tõesti üritas nagu loksutada paika neid, aga kahjuks selle loksutamise tulemusena veel kord sai selline hägune asi, nii et sellist vähemalt alguse perioodis ja vähemalt ütleme meie ja sotside poolt osaliselt oli sellist selget positsioneerimist. Irl oli nagu peaaegu kõigega nõus, mida Reform ütles, aga jah, hiljem vaatasime, et kuna nendele teravatele probleemidele, mis tegelikult tõstatati, ei hakka mingisugustki lahendust tulema, siis me ütlesime, et meie ei taha seda mängu mängida. Ma tahtsin öelda, et minu kõrval istuvad Riigikogu debütandid. Mina olen dinosaurus, aga nendes on seda, mida ma märkasin või mida ma tajusin iseenda juures olevat siis, kui ma teist korda juba ütleme siis 92. aasta valimistele Riigikogu pääsesime, valituks osutusime, et siis meis oli seda entusiasmi. Me läksime Toompeale teatava entusiasmiga, ehk siis olid sõnastatud olid probleemid, olid eesmärgid ja olid teed, lahendused ja nüüd me teadsime, et nüüd tuleb kõik energia rakendada selles, et seda teostama hakata siis seadusandluse ja otsuste kaudu. Aga nende meeste debütantide, kui nendes on ka entusiasmi ja ma möönan, et ma tajusin juba seda enne, kui nad juba selles nii-öelda finišisirgel olid, et no ei teada, et nad saavad, juba kõik ütlesid, et nad saavad, siis EKRE saab ja Vabaerakond on saamas ja muidugi Keskerakonnast rääkimata. Siis, ja see tuli nüüd Artur jutust suurepäraselt ju välja seda, et nemad ju läksid vastu hoopis mitte millelegi, mis seal tegelikult kogu aeg on. Küsimus on ainult sellest võimupirukas, sest etableerinud erakonnad või kuidas need nimetati, kartellierakondast, enamasti ikka need, kes on võimul on, need ju läksid Toompeale, et seda võimu uuesti kindlustada, ega siis keegi ei lähe sinna mingite eesmärkide või mingisuguste probleemide lahendamiseks ei läinud sinna. Nendel oli võim ja muide ma panin seda tähele nüüd viimati siin, kui neid jagati neid ministri portfelle ja kuidas ikka öeldi, et see sai 5000 ja see sai 3000 ja me premeerime, tegemist oli partei kontorit. Aga ära jäeti üks väga lihtne asjaolu, et parteide sees juba moodustati need nii-öelda tuumik mehed, kellele siis, kes pandi piltide peale esimest hulgal, kellele anti meeletud rahad, et kampaania ja siis öeldi, aga nad olid häälte vedurid ja nendel on õigus, nad tegid tööd, nad nüüd sai. Ja samal ajal tähendab, alates siis 4.–5. kohast lükati, ma räägin kartellierakondadest, lükati tähendab tagasi see seltskond, kes ei olnud kinnistunud ega kivistunud Toompea. Tähtis oli saada tagasi maksimaalne Toompea enda nii-öelda šaika.
aga nad rikkusid ära selle, vaat siin debütandid rikkusid ära. Aga kuule, ütle mulle, mis lootus neil üldse on või kuidas sa vaatad sinna vana dinosaurusena, et algul suure ootuste ja lubaduste. No ma ei vaata mingisugust ootuste pärast. Kui ei ole paradigma vahetust tulemas, milles ma näen, tähendab, oleks minu kujutlus oli, ma ütlen selle kohe ausalt välja, mu kujutlus oli tõepoolest, et sotsiaaldemokraadid siis, kes tulid suured lippude lehvides ja Mikser teadis, et on tulevane peaminister, et nad tulevad mängist kõik maha oma täiesti nässu läinud valimiskampaaniaga ja sellega, et nad on oma näo kaotanud lakkamatult kõikvõimalistes sabades, sörkides ja tehes nägu, et kui nüüd meid seal ei ole, et siis vaata, et ühiskonna asjad nagu jäävad lahendamata. See on ainult üks mingisugune sirm. Ma lootsin tõepoolest, et nüüd tuleb paradigmavahetus nii läbi, et Reformierakond tõepoolest jäetakse, te võite nimetada seda kambakaks või mina ei kasuta sihukest, aga et nad jäävad opositsiooni ja nüüd hakkab teistsugune paradigma. Ütle mulle, mida poistel on praegu lootus siis, ütleme niimoodi. Nendel poistel. Jah, või uued. Nendel poistel on võib-olla aasta lõpus juba lootus, kui nad eelarve koostamise täiesti kinni jooksevad ja kaklema lähevad. Või Mardil. Siin on küsimus ikkagi selles, et tegelikult on vanade olijate niisugune etableerumine ja see inerts niivõrd kohutavalt tugev. Et see meie niisugune unistuslik soov mõnes mõttes muuta Riigikogu kummitemplist selleks, kes ta tegelikult olema peab, valitsuse tööandjaks. Me teadsime, et me oleme, meie käes on võim, meie muide teadsime seda, kui me läksime 92. aastal. See on võim. See võimu tagasitoomine Riigikogule ja Riigikogu muutmine otsuse võimeliseks ja tahteliseks organiks, see on kohutavalt raske. Sest need parteisõdulid seal, reformerid ja muud, need ei ole sellest absoluutselt vaimustatud. Nemad on väga rahul sellega, selle monkey businessiga, mida me oleme 2 nädalat juba näinud seal. Igasuguste ühenduste moodustamised ja käib mingisugune just nagu midagi väga tähtsat. Tegelikult toon näite. Mingi ühendus moodustatakse, see ühendus teeb kogu selle 4 aasta jooksul kusagil oma sõprusriiki mingi ühe visiidi, kuhu loomulikult juhib seal mingit 3-liikmelist delegatsiooni selle ühenduse looja. Siis on seal mingisugune toetusrühm. See toetusrühm ka võib-olla kord kvartalis koguneb ja midagi arutab. Võib-olla see teeb väljasõiduistungi, mingi kohvilaud, kutsutakse paar kohalikku mingisugust kodanikuühiskonna aktivisti ja tegelikult see kõik on niisugune asendustegevus. Ma lugesin ühte head raamatut ingliskeelset, mis räägib poliitilisest klassist. Ehk et selle esindusdemokraatiaga on kaasnenud selline kummaline asi nagu poliitilise klassi tekkimine. Ja minu arust need ühendused, mis seal luuakse, on just üks osa sellest poliitilise klassi tekkimisest. Ehk sa ühel hetkel sa ei saa aru, et sa oled mingisugune ideoloogia kandja või et sa oled mingisuguse, ma ei tea, erakonna esindaja või mingisuguse rahvahulga esindaja. Sa saad aru, et sa oled üks selle klassi liige. Ja siis see on tegelikult see, mis palju öeldakse, et sa muutud, kui sa sinna lähed. Ja minu arust see on see põhiline muutumise moment, et sinust saab selle klassi liige. Seda saab vältida. Just nimelt, et sa ei pea selle asemel ole nii-öelda rahva sees, kui käia seal Riigikogu saunas ja Riigikogu joogatrennis või sellistel asjad. Mis on iseenesest tore, et see on tehtud sinna, aga lõppkokkuvõttes siis sa oledki ühel hetkel oled üks nendest kartellindusest, eks ole, seal enam vahet ei ole ja selline suhtlus nad hakkavad nii-öelda just tegelema selle oma võimu hoidmisega, nagu Rein siin enne. Ma tulen ikka tuima tursa näoga, tulen Reivase kroonikõne juurde tagasi, et kui Reivas absoluutselt kalapilguga esitas oma troonikõne 23,5 minutit ja ma ei tea, mul oli selline kilk, ma hakkasin vaatama sekundite järgi, et kui palju millest räägib. Minu teemast hariduskultuur rääkis ta 1 minut, tähendab erivajadusega inimesed ehk sotsiaalteemad alla 1 minuti ja noorsusport ja siuke muu asi, isegi 30 sekundit ei tulnud täis. Ja ülejäänud ajada siis pani täielikku
musta. Kohutav möll riigikaitse, et matta kinni maksutõusud, kõik millest piuksu ka ei teinud, eks ole. Ja samal ajal, mis kõige naljakam lugu see, et küll meie hääled pidasid, me hääletasime nagu me hääletasime, aga lugu selles, et ülejäänud seltskond, see ütles see poliitiline klass, eks ole, tuima halli pilguga, kuulab juttu pealt, aplaus ja kõik korras. Vaata, see on ju täiesti õud on vaadata, kui inimesed naersid selle kõne üle ju. See kõne muutus anekdoodiks. Minu arust just huvitav tendents oli Ossinovski käitumine. Mulle see väga meeldis. Solvunud poisik. Ei ole solvunud poisik. Lõpet teised, Aaviksoo metoodika, Ossinovski lihtsameelne elluviimine ja nüüd tuleb teine sõjaminister, endine sõjaminister jälle haridusse ja nüüd läheb müttamine lahti. Kuidas tema võttis suverääni käitumise ja ütles, et võt, mulle ei meeldi see koalitsioon. Ja küsis, esimene küsimus oli mitte üldse Aaviksoo ega üldse kellegi, vaid Michali kohta. Ja no näed, et selline see suverääni tekkimine on nagu positiivne, et on hea näide võib-olla sellise vaba mandaadi tüüp. Ma tean, et paljudel Ossinovski ei meeldi. Hindaks seda tema suveräänsust. Mulle meeldib. Ta ei ole seda hilisemas tegevuses eriti demonstreerinud, aga ma tahaks Reinu jutule täienduseks öelda, et meie erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, on sattunud väga toredasse olukorda, kus me saime ühe kriitikavaba päeva pärast valimisi. Ja nüüd me oleme siis olnud juba 1,5 kuud pideva turmtule all, mis on suurepärane selles plaanis võttes, et meie ei ole ja meid nagu ei tunnustata ja meil ei lastagi etableeruda selle nii-öelda eliidi integreerunud osaks, eks ole. Et see on suurepärane, sest meie tõesti tunneme, et me oleme opositsioon, me oleme opositsioonis, meid on küll vähe, aga me oleme tõeline opositsioon. Nojah, aga niisuguse kuvandi loomist läheb kohe Vabaerakonna ümber, hakkab samamoodi. No, et kõigepealt siin Vabad mees istub, eks ole, kes ei ole erakonna liige, aga Vabaerakonna ümber hakatakse kujundama mingisuguste kuningriiklaste ja roheliste imagot selleks, et jällegi tasalülitada. Küsimus on tasalülitamisest, ehk siis välja lülitamisest sellest klassist, poliitilisest klassist, et kus siis on, ütleme, 3-4 erakonda. Keskerakond on nii higi istunud opositsioonis sellega ja kuna Keskerakonna esimees on audis praegu hetkel, siis see nagu on praegu ei ole. Ja hetkel ma räägin, et tuleb tagasi, eks siis näeb. Nii et see puudutab, jah, see on EKRE kohal täpselt samamoodi. Sama mängu osa. Jaa, sama mängu osa. Kuulge, aga näiteks see moment, et siin ma küll ei mäleta, et oleks valitsus on mingi nädalapäevad tööl olnud ja igalt poolt kriitikat tuleb, Ossinovskist natuke rääkisime juba, kirjutab küll koalitsioonileppele alla, aga ütleb tegelikult, et majandusminister on kahtlane tüüp, Michal, või Kaja Kallas Brüsselist või Marju Lauristin viimasena jälle Brüsselist rasked sõnad või endise Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste kiri oma koduerakonnale ja nii edasi. Et kas see on tavaline, Rein, kui sina vana dinosaurus, et juba alguses see käib juba nii-öelda avalik selline... Ei, see oli mulle täiesti, see on nüüd tõesti uus nähtus ja ilmselt ikkagi sümptomaatiline selles mõttes, et see Reformierakonda enda sees on siis kivistunud üks seltskond ja see hoiab kinni nende eesmärk on ainult olla võimuerakond ja püsida võimul ja seetõttu siis selle kindlustamiseks need partei kontori lojaalsus, see on lojaalsuses ju, lojaalsus sellele nii-öelda keskkomiteele, ütleksin ma niimoodi, sest ma ei saa viimase ajal kuidagi viisi lahti nendest võrdlustest, et Reformierakond on meie uus Nõukogude Liidu kommunistlik partei tähendab, nii et ja see keskkomitee fenomen seal toimib, no siis nüüd keskkomitee sekretärid edutati, nii öeldi eesliinile. Michal, no jah. See on kui huvitav, sa ütled keskkomitee
keskkomitee, aga see on huvitav keskkomitee, sellepärast ega seal sinna sellesse nõndanimetatud keskkomiteesse kuuluvad ka inimesed, kes pole ei juhatuse liikmed ega volikogu liikmed ega Rosimannus ehk et kes väga huvitaval kombel imbus ka koalitsiooni läbirääkimistel lihtsalt laua taha ühel hetkel. Mis ta tegi? Ma vaatasin pilte, et istusin laua taga ja äkki oli lauakene eraldi selja taga. See niimoodi, see oli üks tegelikult huvitav moment, et ühel päeval ta ilmus sinna. Mina ütlesin, et me ei saanud aru, ei olnud täpselt kokku, et kui suur see delegatsioon siis on ja vaatasin, et 7 tükki on juba Reformierakonnast nagu suure laua taga. Ja ütlesin, et ütlesin, et kas mina võiksin järgmisele koosolekule ka kogu oma tagatoa kaasa võtta. Mille peale kõik ehmatasid, mis sa sellega öelda tahad? Ma ütlesin, et ma tahan öelda seda, et kui suur see delegatsioon siis on ja kellel missugused funktsioonid siin delegatsioonis on. Ja siis hakkasid põmmutama seal Aaviksoo ja teised ka, et mis on nagu Rosimannuse positsioon siin, eks ole. Ja siis selle peale teatati, et on tehniline töötaja ühesõnaga nagu just nagu protokolli ja see tehniline töötaja juba mõne päeva pärast oli põhidelegatsiooni liige ja see on nagu, me ütleme niimoodi, et meil olid nagu vahetusliikmed, et sa tõid tõesti sisse inimesi, kes olid sinu nagu programmilised eksperdid näiteks ja niimoodi. Aga tema selline ülioluline positsioon selles erakonnas on nagu hämmastav, et ta isegi ei varja enam, et kui NO-teatris räägiti kinganinadest, mis kuskil dekoratsioonide või selle tagant välja paissid, siis enam ei ole juttu isegi kinganinadest, vaid istutakse teega. Ma tahtsin ainult lisada seda, et see marginaliseerimine, mis nüüd Riigikogu tasandil sisse saanud erakondadele rakendub, see marginaliseerumine tegelikult on ka erakondade sees täheldatav ja see, kui sa ütlesid tõepoolest, ma lihtsalt, et mitte olla ülekohtun, sa nimetasid Kaja Kallast, Rait Marust, et küllap seal on veel neid nõnda nimetatud, need on hääled erakonna sees, kes saavad aru, et see ei ole nagu mõistlik, et alati võib öelda Marustele, et no nüüd sa oled solvunud, hapud miinamarjad, eks ole, nüüd sa võid kritiseerida Kaja Kallase kohta, seda öelda ei saa, järelikult on seal mingi mõistlik häält, võib-olla küsida, kui Anne Sullingu käest küsida, siis me saame täpselt samamoodi, nii et ajakirjandus oleks ka siin tööd, et siiski tuua välja see kivistunud keskkomitee või ja siis need inimesed, kes tahavad, et Reformierakond ikkagi toimiks nagu üks mitte siis dogmaatiline partei, vaid ikka täiesti respekteeritud Eesti poliitilise süsteemi huvide kandja. See sama asi on tegelikult, sama nähtus on Irlis ka, ja kindlasti keskkomitee eksisteerib. See valitsuse koosseis, kui see tuli, selles tähenduses on see muidugi ikkagi väga märgilise tähendusega, et olukorras, kus peaministriks kinnitatud uue koalitsiooni moodustaja põhiosa oma troonikõnest pühendab julgeolekule, siis selles olukorras, kus julgeoleku situatsioon tõepoolest, kui me vaatame, Venemaa korraldab siin massiivsed sõjaväeõppused, 2-3 päevaga võtab 100 000 meest püssi alla, 100 000 meest. Me parima tahtmise juures 2 nädalaga saame 40 000 kokku. Me parima tahtmise juures 40 000 saame 2 nädala jooksul kokku. Selles olukorras otsustatakse eksperimenteerida valitsuses inimestega, kellede töövõimes, kellede kompetentsuses ei ole absoluutselt olnud võimalik varem veenduda. Kes on olnud Riigikogu liikmed, paljud isegi mitte Riigikogu liikmed, on lebasklenud seal toolide peal ja me oleme juba nüüd näinud, et tegelikult võib 4 aastat Riigikogus veeta tegemata midagi. Tegelikult on Riigikogu liige niisugune suverään, et ta ei pruugi isegi kohal käia, tema palk jookseb ikka. Temaga ei ole mitte midagi võimalik teha. Tema 4 aastat võib jalutada mööda ilma ringi, kulutada oma kuluhüvitisi, võtta oma palka ja mitte midagi teha. Selline on meie Riigikogu liikme suvereniteedi aste. Ja sealt on nüüd siis võetud inimesed ja pandud valitsusse, pandud administreerima riiki. Olukorras, kus me ei tea,
mida meie idanaaber otsustab. Kas ta otsustab, kas Putin ärkab ühel hommikul üles ja ütleb, et aitab naljast, teeme nüüd selle Eestiga ka ära. Kuulge, aga meie 2 kindralit ei ole ükski neist ei kaitseministri toolil ega ka riigikaitsekomisjoni juht ka vist mitte. Ei ole. Riigikaitsekomisjon, millesse ma kuulun, valis eile juhiks Marko Mihkelsoni ja minu asejuhiks. Ja kindralid on seal tegelikult väga heal positsioonil, sest et oleme ausad, kõikides küsimustes, mis vähemalt eile päevakorda kerkisid, kõik vaatasid kindralite otsa, et mida nemad nüüd ütlevad, sest nad on ikkagi kompetentsed ja seal on veel suunamisi ja valimisi nagu kaitsetööstuse valdkonda kureerima ja konsulteerima ja seal olid mingid tsivilistidest kandidaadid, üldine seisukoht oli selline, et võiks ikka olla natuke kompetentsust ja teada, mida sõjaväel ja sõduril tarvis ikka läheb. Mitte niimoodi, et keegi arvab, et seda asja võiks Eestis teha küll, aga siis selgub, et seda asja alles peab Eestis tegema hakkama ja siis võib-olla tehakse seda 2 kuud, siis on Eesti kaitsejõudude vajadused rahuldatud ja siis öeldakse, et aga turgu ei ole, aga mingi 100 miljonit maksumaksja raha on kusagil lennanud jälle. Ma ütleks sulle siia juurde, et endine sõjaminister Aaviksoo, kui ta käis Afganistanis Eesti missioonil külas, siis mina ikkagi ohvitser. Tähendab, et mind pani väga-väga imestama see, et kui minister käib külas relvajõududel ja kingib neile täeknoad. Tähendab, et ma kingiks optilise sihiku, et tähendab, et ta selle dušmani kaugelt maha võtaks, et mitte lähivõitlusse minna. Et väga hull märgiline asi oli see, et kingis täeknoad. Kuulge, aga selline küsimus. Kompetentsusest ma räägin. Aga selline küsimus, et kuidas te ennustate selle valitsuse praegu iga, et sureb noorelt või... Jah, seal vanad olijad ütlevad, et augustis läheb juba kärisemiseks, sest augustis juba, kui hakkab riigieelarve ettevalmistamine, nii et kui septembri 10. või millal see sügisistungjärk algab, 10. september, et selleks ajaks siis Riigikogu laua peale panna juba seal ühte kui teist. Et need on mõned vanad olijad. Ma nii pessimistlik isiklikult ei oleks. Ma arvan, et ta peab natuke kauem vastu. Tead, minul on suur hirm, et see peab lõpuni vastu, sellepärast küsimus on selles, et seal on nagu 3 erakonda, kes saavad aru, et kui nüüd üks nendest järgmisest mängust välja näeb, siis ta marginaliseerub ka või ta mängitakse kõrvale. Ehk et... Võrdlused partners in crime. Ega nagu põhimõtteliselt, et selle võimu hoidmine on selle valitsuse põhieesmärk praegu. Ja seda küll, aga selle valitsuse... Selle nimel ollakse nõus. Ja, aga selle valitsuse dirigent on ikkagi Reformierakond ja kui Reformierakond ühel hetkel otsustab tüli üles kiskuda ja riigieelarvega on seda väga lihtne teha. On väga lihtne teha, sest portfellid on ka jagatud ju praegu niimoodi, et tegelikult on raskemad portfellid antud väiksematele partneritele ja raharikkamad portfellid on Suure Peetri käes. Ja kui otsustatakse, et okei, 1,5–2 aastat pidasime vastu, aga nüüd me pildi segamini, teeme Keskerakonnaga või teeme seal mingisuguse veel kirjukoera koalitsiooni, seal on mitu kombinatsiooni võimalust ikkagi. Et ma ei ole väga kindel, et see 4 aastat vastu peab. Ma arvan, et kusagil kuni 2 aastat. No, ma haaran kinni sellest sinu väljendatud mõttest, et seal on mitu kombinatsiooni võimalik. Seetõttu Reformierakond, muidugi ta on paindlik ja kui ta haistab, kui nende luurajad haistavad, et vastukoalitsioon hakkab tekkima või mingil määral, siis muidugi joostakse valimiste teise võitja juurde, Keskerakonna juurde. See on üks võimalus, aga teiselt poolt küsimus on initsiatiivis, kas siis IRL ja sotsiaaldemokraadid ise siis mõnda vastukoalitsiooni vikerkaare värvilist või Keskerakonnaga koos hakkavad ehitama. Selleks, seda me saame öelda siis, et kas sealt midagi kujunema hakkab, kui nüüd toimub ära sotsiaaldemokraatide kongress suve hakul ja IRL ka. Nii et siis on näha, missugused on nende erakondade seesmised jõud, sest nii palju ma arvan sotse teadvat, et seal väga paljud on aru saanud, et
selle erakonna saatuseks näib olevatki tulevikus ainult joosta kellegi sabas, kui ta ei taasta oma nägu ja kui nad selgelt ei hakka esindama ühte ideoloogiat, ühte paradigmat ka tingimusel ja teadmisel, et ta võib sellega olla opositsioonis. Aga vaata, mis on sotside kõige suurem probleem. Sellest on siin saates olnud juttu ka. Sotside kõige suurem probleem on see, et nende kõrval on tunduvalt suurem, mõjusam ja programmiliselt selgepiirilisem Keskerakond vasakul tiival. Nõus, programmiliselt, aga mitte ideoloogiast. Mina tahan öelda, et te kõik olete keskel. Kui vaatad praegu Reformierakond, kõik on liikunud, kõik on mingid Keskerakonna mingisugused modifikatsioonid. Aga selles mõttes niisugust, see on muidugi üleüldine Euroopa poliitikate tendents, et nad liiguvad, tähendab, otsivad seda. Koalitsioonileppe algdokumendis oli ju sees, et me töötame selle nimel, et moodustada tugevat keskklassi, see on meie programmi loosung. Aga ja selles mõttes EKRE on ju reljeefne, temal on ikka väga selgelt väljendatud rahvusliku ideoloogia, see niisugune selgroog, jah. Aga ma arvan, et Keskerakond peab siis tõepoolest ükskord ütlema, et ta on vasakpoolne erakond. See on minu mõte. Siin on nüüd üks moment veel, et mina ei ole hästi kursis nüüd Edgar Savisaare taastumise ja tema võimaliku poliitikasse naasmisega, aga erakonna juhina võin ma öelda küll ühte asja. Erakonna areng on võimalik üksnes juhul, kui juht ise pühendub väga tõsiselt erakonna organisatsiooni arendamisele. See tähendab seda, et minu nädalavahetus möödus reedel Saaremaal, pühapäeval Tallinnas, laupäeval Tallinnas, pühapäeval Läänemaal. Ja järgmine nädalavahetus on täpselt samuti. Ja lisaks veel igasugused kokkusaamised ja väiksemad koosolekud, allorganisatsioonide tööplaanide koostamised ja nii. See on hiiglaslik töö, aga ilma organisatsioonita ei saa. Aga mul on selline tunne, et sotsidel organisatsiooni tegemine on kõikide nende Riigikogu tööde ja valitsuses osalemiste ja muude niisuguste asjade taha nagu mõnevõrra toppama jäänud. Ma olen suga päri. Tõepoolest erakonna liider peab olema karismaatiline isiksus. Ja näiteks Soomet, mida ma kogu aeg tihedalt ju jälgin, seal on täpselt samamoodi. See on näha isegi, et nende erakondade kõikumised ja võimalused valitsuses osaleda on väga palju sõltunud, kes nende liider on. See on alati nii. Ja, see on alati, aga siin ongi, tähendab, üks lävi või üks barjäär, kus see liider on karismaatiline, tõepoolest hoolitseb sellest, et organisatsioon töötaks. Ja teine on see, kui ta hakkab koondama seda nii-öelda, kõik on temast sõltu, kui ta niimoodi muudab asja, et kõik kogu erakond sõltu, et erakond elab liidri jaoks. Vaat see on see ohtlik läbi. Siis on kollaps ka. See ära kaob. Kuule, aga Rein, aga sa viisid juttu Soomele, et räägime natuke Soomes ka, et paralleelid on ju 80 kilomeetrit vahel ja nende valimised on nüüd nädalavahetusel. Sina jälgid seda nende hingeelu ja kuidas sina kirjeldad seda nende valimiskampaaniat praegu võrreldes alles lõppenud meie oma? No see on nii poliitiline kultuur, kuigi seal on ka oma nägelemised ja seal on väga head poliitilised niisugused satiirisaated ja väga kihab, see on väga elav poliitiline elu. Aga on mingisugusest asjast on seal, tähendab, midagi on seal täiesti teistmoodi võrreldes meiega. Ja ma ainult paari asja nimetan. Kõigepealt see välireklaam, seal on ju ka nüüd suured pandud kõik suured tahvlid üles, aga kõik on formatiseeritud ühe kindla formaadiga, nägu ja väike üks lause, eks ole. Ja niimoodi nad on kõik, tähendab, inimene oma valikutes on võrdselt. Mitte reklaamikontorid ei tee poliitikuid, vaid tõepoolest sa näed, et poliitik küll oma pildiga on väljas, siis on seal nendel samamoodi muidugi tohutu massiivne, tuhanded kandideerijad, nendel on igal ühel 3 minutit siis sotsiaalmeedias on võimalus inimesel, no meil oli see mingi valimismootor või mis asi see oli. See on ka nendel muide, see valimismootor on ka nendel, aga mis puudutab nüüd selles
valimistulemustest ja siis muidugi Keskerakond seal ja Sibila, kes tuli siis väljaspoolt ja tõepoolest vaatad, et nii-öelda välise oleku poolest niisugune võrdlemisi keskmist tüüpi isiksus, aga tugeva karismaga miski ja sobib muidugi, tähendab ilmselt Soome osadele valijatele ja nad on niivõrd võimsalt eest, et neid ei kõiguta praegu miski. Aga eile näiteks oli siis väikeerakondade debatt, mis ma jälgisin seda hoolega, see oli, võiks öelda, et see on ju täiesti karneval, võiks olla karneval, seal istusid laua taga nagu siin meie, siis kommunistliku partei esindaja, siis kommunistliku tööpartei esindaja ja veel üks kommunist ja üks veel kommunist ja siis oli ühendatud vaeste köögen asi all, ühendatud vaeste partei. Ma sattusin täielikku vaimustusse, ütlesin, abikaasa ütles, et jumalukken, missugune võimalus oleks Eestis üks ühendatud vaeste partei ja seal üks proua istus, kes oli ise muidugi väga uhkelt riides, ta ei olnud suuri kaltsudes, vaid isegi kuldsuur kett oli ja väga uhkelt siitsukad jalas ja ühesõnaga natukene niisugune sürre natuke, eks ole, sürrealistlik natukene, et ka niisuguseid erakonnad, kuid see, mis ma praegu siin ütlen, oli sellepärast, et saatejuht käsitles kõiki võrdselt ja nad rääkisid tõesti niisugust juttu, et ma kuulasin, et see on täpselt nii nagu, nad olid küll opositsiooniline jutt, jah, valitsevate erakondade suhtes, aga nende jutus oli kogu aeg esil see keskne, kuidas tagatakse Soome eksistents siis heaolu ühiskonnana, nii et nendel oli väga selge kujutlus. Nii et ja nad olid väga haritud. Kuigi see oli ühendatud vaeste partei. Aga kuidas see näiteks meil oli ju see, et... Ja nad saavad ainult 1% muidu. Ja, aga meil oli kogu aeg see ju viimaste valimistel, et riigikaitse ja kohe tulevad venelased ja kui lasta võimule Keskerakond, siis on kohe Putin kohal ja kas nemad on ka ju piiririik, kuigi nemad oma piirivalve on sõjastatud? Soomlaste puhul on kogu aeg niimoodi, et seal ei plärtsuta ega ei lõhverdata lõugu, vaid soomlased teevad vaikselt, ehitavad, nendel on kõik, nad on kogu aeg, nad on valmis tegelikult ja selle tõttu tuleb alati mõelda ka, muidugi Mart võib siin mind täiendada, aga näiteks igasugused need koostööd ja niimoodi, nad loomulikult allergiliselt reageerivad, kui siin jälle kuskilt siit lõunakaldalt tuleb niimoodi, et miks te NATO-s ei ole ja nii edasi. Aga vaikne töö käib, nemad ei plärtsu. Ja nemad on nii-öelda asi alla, kogu aeg asi alla. See riigikaitse on neil see nii-öelda laiapõhjaliselt kokku lepitud ja sellega tegeletakse ja see on tõsiselt läbi mõeldud seal, kui ma vaidlesin seal kindraliga ühes valimisdebatis, et laiapõhjaline riigikaitse Eestis on tegelikult teostamata, siis Soomes on näiteks iga ministeeriumi juures inimene, kes tegelebki sellega koostöö sõjaolukorras, koostöö eriolukorras, ütleme niimoodi. Ehk et seal on kogu aeg selline ühine koostöö peale läbi mõeldud. Meil on nagu ministeerium nagu väiksed vürstiriigid, kes seal ametnikkond on lihtsalt nii uhke ja ülbe, et omavahel ei suhelda. Minnakse lihtsalt riigi. Viimane uudis on see, 100 000 reservväelast kutsutakse uuesti kogumisele kuni 60. eluaastani muide. Nii et igaüks teab oma ülesannet siis sõja ohu tõusel ja Artur just enne saadet rääkis seda, et mis asja meie teeme, meil pole seda kodanikukaitset, mis on Soomes filigraanselt välja arendatud, ehk siis vanas mõttes tsiviilkaitset. Meil on tõesti välja kujunenud selline omamoodi feodaalsüsteem siin, et meil on läänid, ministeeriumid on läänid ja nüüd jagati läänid jälle ümber, eks ole, mingisugused saksad said siin jälle lääni isandateks, eks ole. Ja siis nad seal selles omas läänis toimetavad enam-vähem piiramatult. Et nii nagu vanasti öeldi kuninga kohta feodaalajastul, et on võrdne võrdsete hulgas, eks ole.
siis meil on enam-vähem samamoodi, et peaminister on nagu siis võrdsem võrdsete hulgas, aga põhimõtteliselt igaüks oma läänis toimetab ise edasi ja siis on veel mingisugune selline tore kogu, nagu on Riigikogu, mis aeg-ajalt lööb pitsateid alla, et kõik läänid toimiksid oma see peaks olema teie põhiline ülesanne, no jaa, et see jama ära lõpetada. Haridusminister ütleb nii, et jälle sõjaline algõpetus kohustuslikus korras koolidesse ilma vahendeid andmata ja siis ongi kogu jutt, et tuleb jälle mingisugune eruohvitser mingite imelikude pagunitega, kas ei tea, kas ta on seersant või polkovnik või keegi muu, eks ole, ja siis tema tuleb, teeb kohustuslik korras 2 korda 45 minutit nädalas riigikaitset. No andke andeks, mehed, see... Mina pooldan seda riigikaitset, ma pooldan aga ma tahtsin öelda, et seal koalitsiooni läbirääkimistel ma tõstatasin selle teema üles ja see riigikaitse haridus osas tuli jutuks. Ma ütlesin, et tegelikult olulisem on õpetada sellele noorele inimesele, mida ta tegema peab. Mida ta tegema peab, kui sama mobiililevi ära kaob, eks ole. Tema ei oska tänapäeval enam nagu, ta on paralüseeritud, kui mobiil... GPS kaob ära kõik, eks ole, kaart ei tunne, kompassi ei tea. Tahaks selle Reinu Soome jutu juurde tagasi tulla ja tuua näiteks niisuguse võrdluse Soome ja meie vahel. Vaata, kui meil on nüüd mingisugune asi, mis on ühiskonnas tekitanud lainetuse ja mingisugune ministeerium toob siis selle asja Riigikokku, kus tuleb sellele asjale siis kummitempel alla lüüa ja kui siis selgub, et Riigikogus on ka väga palju kõhklemist ja opositsiooni poole võib-olla ähvardab isegi üle joosta mingi hulk koalitsiooni saadikuid, siis algab üks tohutu demoniseerimine. Siis algab üks tohutu ühiskonna lõhestamine ja demoniseerimine ja kõikide nende, kes julgevad lääniisandantelt tulnud käske kuidagi kahtluse alla seada, nende materdamine ja süüdistamine küll ebalojaalsuses, riigireetmises ja ma ei tea veel. Kohe on vene käsilased või? Vaat niisugust asja Soomes ei ole kunagi. Seal on teravad vaidlused, aga need on alati argumenteeritud ja kedagi ei demoniseerita. Ja kodanikuühiskonna tunnuseks on kas või see, kui olete sattunud tähele panema, siis kõik võimalikes nendes põhimõttes küsimustes, milles erakonnad hakkavad hääletama, käivad nendes komisjonides, esitatakse raportid. Raportite koostajate hulgas on asjatundjad, akadeemilised isikud, aga ka siis kodanikuühenduste esindajad ja nad tulevad alati sinna ette, see on kõik väga reglementeeritud, nad esitavad oma raportid ja vaat see raport mingisuguse probleemi või selle kohta on niisugune asi, mis siis poliitikud peavad otsuse tegema, kas nad nüüd võtavad seda arvesse või mitte. See tähendab seda, et nad võtavad siis sel juhul selle otsustamise alusena, seal on analüüsid, seal on tohutu töö selle taga, mingisuguse probleemi käsitlus. Ja palju meil sellised raportid? No võt mina ei tea, see kõik on nii ära kadunud. Nüüd tuleb ministeeriumist vist ministeeriumi ametnik teile sinna komisjoni. Sa võid kutsuda ka siis kodanikuühenduse esindaja, tehakse mingisuguseid raporteid, aga see on formaalne, vaid see kaasamine on formaalne, et see ei ole sisuline. Me olen väga palju rääkinud just nende kodanikuühenduste puhul, et neid võiks võtta kohalike ekspertidena, et see oleks ka nagu eksperti hinnang. Eriti kui see puudutab mingisugune küsimus puudutab mingisugune kindlat piirkonda, et siis need, kes seal koha peal elavad, need on, andke andeks, eksperdid. Seepärast nemad elavad seal koha peal, nemad teavad, kuidas need asjad seal koha peal. Kui teil seal nüüd ikkagi mingil hetkel tuleb see erakondade rahastamise ümbervaatamine päevakorda, siis peaks olema üks võimalus selle raha mitte tagasi tõstmes riigieelarves, vaid just nimelt rakendada sihtsuunitlusega seesuguste siis ekspertkomisjonide finantseerimiseks. Sa ei saa ekspertkomisjoni ju teha, kui ekspert tuleb kohale, eks ütleme keskkonnaekspert, haridusekspert, eks ole, see piirkonnas, eks ole, kus mingi situatsioon on. Kui see inimene, kes peab otsuse langetama, ei adu probleemi ja tal ei ole pädevusi selle läbimõtlemiseks, mis tehakse, siis lõigatakse see ekspert rahulikult ära. Kui palju väga haridusteadlasi ja korüfeesid on lihtsalt ennast tõmmanud tagasi, sest nad ei tulist õhku niisama. IRL-ist igalt poolt tõmbavad ära, sest nad, mis mõte seal on, kui ma esitan korrektse plaani, korrektse maatriksi, kuidas seda asja teha, aga seltsimees, kes on otsustaja või minister või nõunik või kes tahes, ta ei saa selle asjale üldse pihta, mis asi on. Kuule, aga Märt, aga räägi nüüd sina kui hiljutine koolipappa ja nüüd on sul uus peremees
haridusminister, Ei, mul ei ole uut no, peremeest. või tähendab, sina oled nüüd jah, 101, Uus Lääniisa. aga uus Lääniisa, aga sina kui kauaaegne koolidirektor ja peaks nagu kooli asjadest nagu teadma, et kuidas sina vaatad selle peale, et uue haridusministri peale? Ei, minul on ta korrekt, vääriline partner, endine sõjaminister, eks ole, ma olen ka sõjapealik, indiaani sõjapealik, nüüd anname tuld täiega, tähendab, ma nagu ei arva, et tema saaks haridusele, Eesti haridusele koti pähe tõmmata. Ma arvan, et koolid peavad saama prioriteediks Eestis ja noorus peab saama prioriteediks ja noorte tsiviilkaitse peab saama prioriteediks, kultuur peab saama selleks ja las ta mütab mind nii palju, kui tahab, ma olen vana sportlane, aga palju tal nii-öelda võimalust on seda asja nii-öelda ära solkida või on öeldud, et õpetajad on väga tundelised ja... Ei, mis ära solkida, ta paneb ju raha ette, koolis on ju raha, koolis on eelarve ja direktor peab selle eelarve järgi tulema välja. Seda ei arvestata mitte millegi, kui kallis õpe on, mida õpetatakse, kuidas õpetatakse, mis kvaliteedid on, millist õpilast õpetatakse. Ühtegi niisugust kriteeriumit ei ole, seal on pea järgi, eks ole, ja täpselt nagu eelarve on, täpselt selle järgi asi käibki. Siis lastakse õpetajad lahti, pannakse normkoormus võeti meilt ära, pandi ametikoht, me oleme nagu treielid kõik, õpetaja ametikoht on 35 tundi nädalas ja ongi kogu jutt ja täpselt sama palgaga, kui on seal 1-35 tunnini kõik. Tema võib ära solkida raudselt, ta võib homme lõigata ja meie seltsimehed kahjuks, ma ei saa öelda, nagu Soome kodanikkond läheks kohe sõtta selle asja eest, tema võib lõigata ja ongi kogu moos ja pannakse pooled koolid kinni, kõik. Aga samas endine rahandusminister, ta teab, kuhu nupule vajutada või kelle kabinetti? Tema teab seda, et temale vajutati nupule, et kui palju ta enne raha andis. Ja nüüd ta teab täpselt seda nuppu, kuhu kohta ei saa vajutada, et kust raha saada. Ta ise eraldas haridussüsteemile eelmise ametikoha peal raha ja nüüd ta teab, et tal on selle valdkonna rahastamiseks niisugune summa. Ja selle summa tema teab veel, et kuna maksulaekumised vähenevad, peab tema kärpima ära teatud protsendi ulatuses. Ja nii ongi. Muuseas, uut rahakoti hoidjat peetakse veel karmimaks rahakoti suu kinni hoidjaks kui eelmist. Mul isegi tema vanade tuttavate hulgas on nali, et see on selline mees, et see toob Kreekast ka raha tagasi. Seal, kus Sester on käinud, seal pole juudil enam midagi teha. Okei, aga Kreekagast me täna ei räägi seda, aga Kreekaga on olukord suhteliselt karm ja ma arvan, et... Aga miks karm? No rahulikult elad edasi, joovad oma veini ja siesta käib ja mis jumal hoidku õige. Ma just mõtlen, kas tõesti meie Sester suudab nii-öelda isegi Kreekast tuua? Ei, see on utiliseerimine, metafoor. No see Kreeka lahkumine eurotsoonist on minu hinnangul ainult aja küsimus, kui pikk see aeg on, kas see on aasta veel või on see vähem või on see natuke rohkem. Ja venelased andsid siin hagu tulle, kui Tsipras käis Moskvas hiljaaegu, siis ta läks ikkagi suurte lootustega, et Moskva teeb Kreeka põllumajandussaadustele erandkorras turu lahti, et Moskva annab talle seal mõned miljardid võib-olla nii-öelda õletule pikendust, aga Kremlis olid ilusti välja kalkuleerinud, et aga meie huvides on ju see, kui Kreeka kukub välja sealt eurotsoonist, meie huvides on see, kui Kreeka Euroopa Liidu koosolekutel hääletab Venemaale kehtestatud sanktsioonide vastu ja seetõttu ei antud Kreekale mitte midagi. Kreeka tuli tühjade kätega tagasi sealt, millega tõugati tagant seda, et asjad peavad veel hapumaks minema. Okei, aga me rääksime haridusest, aga... Ma tahtsin just öelda selle juurde, et tähendab, et Ligi oli ju see, kes andis Aaviksoole korralduse haridussüsteemist tuua välja teatav hulk raha teistele valdkondadele. Et Ligi on selle korralduse Aaviksoole andnud, Aaviksoo tänu sellele korralduse hakkas siis see nõndanimetatud hariduse reformimine pihta ja mitte rentaablite koolide kinni panemine. Aga mida sa ennustad sellele haridussüsteemile praegu minister Ligi ajal? Me peame hästi tugevad olema ja õpetajad on hästi tugevad ja loodame, et enamus koolijuhtega on tugevad ja me niikuinii ei tee seda tööd ja ei teinud seda tööd raha pärast. Meil on mingi muu asi, mis meid käivitab. Kultuuriinimesi täpselt samuti on mingi muu asi. Raha küll on vaja, et elada, aga seal on mingi muu meetrum, mõõdik, mis paneb meid tööle. See, küll me hakkama saame. Kultuuri osa koalitsioonileppes oli hämmastavalt lühike. Ja meie nüüd tulime enne ära, kui kultuurist üldse rääkima hakati ja mis on nagu, ma esitasin ühe küsimuse Rõivasele, mis oli siis see,
et mis puudutab filmi, et Reformierakonna programmis oli väga selgelt, väga täpselt kirjas, et filmi peaks rahastamist, riigieelarvest rahastamist peaks tõstma, ehk siis Eesti Filmi Instituudi rahastamist peaks tõstma, kahekordistama kogu selle siis 4 aasta jooksul. Ja koalitsioonileppes oli siis selline lause, et toetame tõhusamalt Eesti filmikunsti. Ja nüüd, see on nüüd huvitav, see oli Reformierakonnal oli nii jõuliselt sees, eks ole, ja minu küsimus oli siis see, et kuulge, et kas teist sõttis üle teerulliga IRL või sotsid, et miks see selline ümmargune pall sinna sai, et miks teil oli ometi programmis väga konkreetselt see kirjas, et miks te siis seda sinna niimoodi klotsina üle ei tõstnud, nagu ta paljud nende enda huvides olevaid asju tõstsid sinna, eks ole. Ja mõtlen, selline kummaline asi tabas ikkagi. Vastus tuli selle peale, et umbes, et me peame läbi arvestama need eelarvelised mõjud sellele käigule. Ja situatsioon on ikkagi ebaselge, et kui alguses valimiste eel lubatakse pudrumägesid, siis koalitsioonileping, mis kahjuks on nagu tähtsam dokument kui see programm, eks ole. No, aga sinu see film, ütleme, see on nagu köömes ju võrreldes kogu selle riigi eelarve. Aga ongi köömes, ma lihtsalt tõin ta näide. Tasakaaluga, kui on küsimus, et kuidas katteallikad leida, kas või sama see, et... Sester tegi veel nädalat aegagi olnud minister, eks ole, et juba tehti negatiivsed prognoosid ja juba hakati vaikselt tasaarveldusi tegema ja hakati rääkima sellest, et laenud tagavad tasakaalu ja kõik muud asjad. Juba hakkas see ettevalmistav periood pihta, et juba läks lahti. Võib-olla, et see kriitika üks põhjus on ka see, et see koalitsioonilepe, mille ma tõesti nüüd lugesin läbi ja ma võiksin kõrvale võtta Rahva Hääles 1980. aasta partei keskkomitee mingisuguse kava, kus on absoluutselt, tähendab, lõputult korratud aina seal kuskil repertuaar on 7 sõna, arendame, süvendame, analüüsime, viime ellu, toetame, tähendab, seda retoorikat ma olen õppinud komsomoli ajast peale ja see kordub, see on hämmastav, et see kordub. Selle asemel, et tõesti koalitsioonleppe tehakse niimoodi, sõnastatakse probleem, siis probleem on vastuolude väljatoomine, eks ole. Probleem, kas ääremaastumine on probleem, eks ole, kas seal hariduses on probleem, siis lahendusvõimalused, pakutakse lahendusvõimalused ja koalitsioon eelistab seda lahenduskäiku. Ja see dokument oleks võinud ainult 5 lehekülge olla. Nii, ma arvan, et üks kriitika põhjus on see, et see ka koalitsioonilepe juba esimeste sammudega rebeneb, ta näitab oma sisemisi vastuolusid. Ma tulin siia ja kirjutasin välja, sa rääkisid, et see katteallikad, eks ole, palun väga. Ühelt poolt siis teatatakse, et ääremaastumise vältimiseks soodustatakse kohalike omavalitsustel siis seda turismi, talud, siis nii-öelda see on üks võimalus, tähendab ääremaastul viia sinna taluturismi ja nii edasi. Ja nüüd vist ei läinud päevagi mööda, kui nüüd teatatakse, et need asutused käibemaksu erisus kustutatakse ära partsti. Palun väga. No ütle, kuidas ma usaldan niisugust äsja nimetatud valitsus, kuidas ma usaldan seda koalitsiooni siis lepingut kohe. Vaata, Rein, sa mainisid seda, et sulle tuleb meelde 80. aastate, siis oli ka juba Nõukogude korra agoonia, eks ole, kui ka oli tõhustame, parandame, arendame, eks ole. Aga mina olen vaadanud neid noori mehi ja neid valitsuse liikmeid ja meie sinuga mäletame. See on täpselt see sama tüüp, kes töötas tol ajal komsomoli komiteedis ja partei komiteedis. Täpselt see sama tüüp. Partei instruktorid said pärast mingi organisatsiooni juhiks, jah? Nemad ise ei saa sellest aru, sest nemad ei ole seda arhetüüpi varasemas ajaloos kohanud. Aga mis on ikkagi hirmu äratav ja mis tegelikult põhjustab ka seda kriitikat, nii Marju Lauristi, nii Kaja Kallase, Maruste ükskõik, kelle me siin võtame, eks ole, täna mainitutest, on see, et õhus on kärsahais. Õhus on kärsahais. Ja ma mäletan, üks peaministri kandidaatide debatt oli enne valimisi, kui ma ütlesin ja tõin välja niisuguse arvutuse põhise numbri, kui veel 50 000 inimest Eestist ära läheb, siis meil kukub kokku pensionisüsteem,
ja meil kukub kokku haigekassasüsteem. Ja nüüd juba kurdetaksegi, kuidas 2017 läheb juba väga raskeks haigekassasüsteemi edasine finantseerimine samal tasemel nagu praegu. See on hoiatav kahuripauk selles suunas, et riigist lahkumine jätkub, inimeste vananemine jätkub, sündivus ei parane. Mis siis saab? Mis siis saab? Tõstame aktsiise. See ongi lahendus siis või? Kui kütuse hind on, nagu ma aru saan, 4 aasta pärast nüüd kütusefirmade puhul samal tasemel kui Soomes. Aga... See kütuseaktsiisi juurde tulles ja rääkides ääremaastumisest, siis see kütuseaktsiis puudutab ikkagi jällegi kõige valusamalt just neid kaugel maal elavaid inimesi, kelle jaoks jällegi kas ka kaubahindades kui ka auto on nende jaoks väga konkreetne tarbevahend, millega sa sõidad ja kui sinna kütus sisse paned, siis ja see on nüüd kallim peaaegu nagu juba Soomes, eks ole. Öeldakse ühistranspordiga, aga nemad peavad ju koostma kütust, et sõidida. Aga sa paned juurde ja lõpptarbija juurde kõik. See on sisend. See oli kummaline, et tegelikult on see selline murdekoht praegu, et see Eesti riigieelarve on kinni jooksnud. Ja neid kohti, kui sa samamoodi jätkates üldse kuskilt midagi liigutada saad, on jube väheks jäänud. Ehk et see, mis meie peaksime Riigikogus justkui otsustama, on jube väikseks jäänud. Ehk et täna on see koht, kus sa peaks nagu jällegi kardinaalseid muutusi tegema. Ühe korraga raksakaga muutusi tegema. Tulema sisse siis tooma tagasi või minema tagasi ülespoole näiteks tulumaksuga, eks ole. Mis tegelikult ja tulumaksuvaba miinimumiga altpoolt hüppeliselt üles tulema. Mis teil oli seal? No meil oli ka, et meil oli töökohti. Meil oli ju see idee, et tõsta tulumaks 25% peale, aga samal ajal teha nii-öelda tulumaksupreemia laste sündimise puhul. Et see oleks nagu 2 otsaga. Kuulge, aga see on juba järgmise saadete teema ja õhus, nagu ma kasutan neid sõnu, on kärsahais ja umbejooksmine ja kohtumisi.